Hei, tere tulemast nahahoolduse ja enese poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Nagu juba video thumbnaililt oli näha, siis tänane video hõlmab endast ühte kotisisu. Reisile minnes tavaliselt haarame endaga kaasa ju ainult need kõige vajalikumad tooted. Ja tänases videos jagangi sulle kõiki neid nahahoolduse top tooteid, mille haarasin endaga kaasa, kui läksin reisima Lõuna-Eestisse. Olen nüüdseks juba reisilt tagasi, olen oma kodus, täna filmin siit samast enda diivani pealt, aga viimased 5 päeva veetsin oma aja nii Viljandis kui Tartus ning haarasin endaga kaasa ainult kõige vajalikumad nahahoolduse tooted. Ja tänases videos jagangi sulle kõiki oma top tooteid, milleta ma reisil olles hakkama ei saaks. Enne veel, kui lähme selle koti sisu juurde, siis ma tahtsin tõesti südamest tänada teid kõiki, kes te olete minu kanalit jälgima hakanud. Meid on kogunenud tänaseks päevaks, kui ma seda filmin, juba veidikene üle 100. Esimese 100 täitumise puhul tahan ma anda ühele jälgijale väikese kingituse. Mul on kingitus täpselt sellele ühele inimesele, kes oligi järjekorras 100 jälgija. Ja järjekorras 100 jälgija saab siis minu poolt kingituseks Bioderma näokreemi. Tegemist on siis Bioderma keelkreemiga Hydrobio. Mõeldud just siis normaalsele ja seganahale ning sellest kreemist rääkisin ka viimati Bioderma videos. Bioderma Eesti oli niivõrd armas ja saatis mulle Bioderma tooteid proovimiseks ning saatis neid kreeme mulle lausa mitu. Sellepärast tuligi idee, et anda enda poolt ka midagi minu jälgijatele ning selle kreemi saabki minu poolt siis tänutäheks ja kingituseks minu kanali jälgijale, kes oli järjekorras number 100. Ja kui minu arvutused mind ei peta, siis 100 jälgija minu kanalil, kes vajutas subscribe nuppu, on siis Janeli Kajamäe. Armas Janeli Kajamäe, kui sa tänast videot samuti vaatad, siis palju õnne sulle. Aitäh sulle, et hakkasid minu kanalit jälgima ning ma tahan tõesti sulle kinkida ühe väikese meene siis nahahoolduse vallast. Ja selleks on Bioderma näokreem. Nii et sinu poole varsti asub teele Bioderma näokreem. Palju õnne! Aga tõesti suur tänu kõigile minu jälgijatele ning tere tulemast nahahoolduse ja enese poputamise perekonda. Meid on kogunenud juba päris tore hulk. Olen siiralt tänulik kõigile teile, kes te minu kanalit jälgite. Ja armas Janeli, võtan sinuga siis ühendust ja saadame selle armsa kreemikese sinu poole teele. Nii, aga lähme siis asja juurde. Suured rõõmusõnumid on edastatud ning ka tänu on edastatud. Ja räägime siis nahahooldustoodetest, mille ma endaga kaasa haarasin, et reisil oleks mu nahk hooldatud, puhastatud ning kaitstud. Kust pidi siis seda nüüd hakata lahti keerutama? Tooteid natukene on, aga mis on loogika? Nagu ikka nahahoolduse puhul haarama enda jaoks kaasa tooteid nii hommikuseks nahahoolduseks kui ka õhtuseks nahahoolduseks. Alustame siis hommikuse nahahooldusega, et mis tooted ma endaga sellesse väikesesse kotti kaasa haarasin. Hommikul tavaliselt puhastan oma näo siis lihtsalt leige veega, loputan üle oma näo ja kaela ning esimese tootena kannan siis nahale hommikul just antioksüdantide rikka C-vitamiini seerumi. Ja minu hetkel totaalne lemmik on Geek & Gorgeous'i C-Glow C-vitamiini seerum. See sisaldab puhast C-vitamiini 15%. Hommikusse nahahooldusesse mulle alati meeldib lisada antioksüdante, mis on siis nahavitamiinid, mis aitavad siis nahal nii-öelda päevase igasuguste väliste agressoritega hakkama saada. Ja kõik antioksüdandid moodustavad ka SPF kreemiga sellise nahale ikkagi tugevat topeltkaitse. Ja see Geek & Gorgeous'i C-vitamiini seerum on minu jaoks küll viimase aja totaalne lemmik. Ta on puhast C-vitamiini seerum, sisaldab siis puhast askorbiinhapet 15% ning samuti on temasse lisatud feruulhapet ja E-vitamiini. Ehk siis ta on selline totaalne antioksüdantide kokteil hommikusse hooldusesse ideaalne variant. Kes ei ole Geek & Gorgeous'i firmaga üldse tuttav, siis mul on ka selle kohta tehtud eraldi video. Nad on suurepärane taskukohase hinnaklassiga, väga kvaliteetsed, väga mõnusad nahahooldustooted siitsamast lähedalt Ungarist. Aga see C-vitamiini seerum on tõesti selline mõnusalt vesine,
ja esimese tootena hommikul nahale kanda väga selline mõnus, annab nahale mõnusa niisutuse, väikese sära, kerge glow ja imendub imeliselt. Ja hommikune vitamiinikokteil ongi nahale kantud. Pärast C-vitamiini teise tootena haarasin endale kaasa niisutava nahatooniku. Pärit täpselt samamoodi firmat Geek & Gorgeous Liquid Hydration ehk siis vedel niisutus su nahale. Tegemist on niisutava nahatoonikuga, mis on selline väga-väga vesine, sisaldades 5% pantenooli, mis ongi nahale tugevalt niisutav komponent. Väga mõnus selline kerge, vesine, niisutav amps hommikusse nahahooldusesse. Imendub väga hästi ning jätab naha sügavalt niisutatuks. Ma haarasin endaga kaasa ühe toote, millega tavaliselt lähen peale oma nahale just probleemsematele kohtadele, just siis vistrikutele. Ja selleks tooteks on The Ordinary aselaiinhape. See on selline kreemilaadsem toode, mida kannan mina ainult otse oma vistrikutele. Aselaiinhape aitab nahal vistrikutega paremini hakkama saada. Aitab siis neid kiiremini ravida. Samuti tegeleb aselaiinhape nahas just selle protsessiga, et nahale ei tekiks liigset hüperpigmentatsiooni, mis siis on tavaliselt see tumedam laik, mis jääb nahale pärast vistriku veel tükiks ajaks alles. Siis aselaiinhape aitab seda nahas mitte nii tugevalt tekitada. Samuti on aselaiinhape väga selline pehme, imeline toimaine just ka punetavale ja sellisele reaktiivsele nahale, et ta aitab nahas säilitada sellist tasakaalu ja rahulikkust, rahustades siis nahas sellist punetust ja põletikku. Samuti tegin aselaiinhappe kohta eraldi video, kui tunned selle kohta suuremat huvi, siis leiad minu videote seast ka selle koostisaine kohta rohkem infot. Aga siis hommikuti ja mõnikord ka õhtuti kandsin oma vistrikutele siis aselaiinhappe toodet Ordinarilt, et aidata neid siis natukene kiiremini ravida. Ja hommikuse nahahoolduse superstar on SPF kreem. Kõige viimasena hommikuti alati kannangi SPF kreemi. Näokreemi ma hommikuti väga tihti ei kasutagi, sest et teised hommikused nahahooldustooted tekitavad juba nahale sellise mõnusa niisutuse ja poputuse ning SPF kreemid ka tihti on nahale kreemi eest niisamuti. Aga sisaldades siis ikkagi nahale veel olulisematki kaitset, SPF kaitset UV-kiirte eest. Ja selleks oli mul siis kaasas minu uus lemmik Istini SPF 50 Daily Protection. Tegemist on suurepärase SPF kreemiga, ta imendub ideaalselt, ta on väga kerge nahal laiali minev ja väga vesise konsistentsiga. Kui sa tahad selle kohta jällegi rohkem teada saada ja võib-olla otsid endale uut SPF kreemi just näole, siis vaata minu suurte SPF-ide võrdlusvideot. Seal võrdlesin omavahel vist lausa 8-9 SPF kreemi. Ja minu üks totaalne lemmik oli Istini SPF kreem. Suurepärane. Nii, ja hommikuti, kus sa oled? Ja hommikuti siis viimase asjana kannan ka huultele SPF-i huulepalsami. Ja selleks olen ka sulle varasemalt rääkinud, on mul hetkel kasutuses Sebameedi SPF 30 huulepalsam. Väga suurepärane toode, kandmaks siis ka SPF kaitset oma huultele. Soovitan soojalt, väga mõnus pehme, niisutav ja väga mõnusa taskukohase hinnaga. Kindel tegelane igapäevaselt minu käekotis. SPF-iga huulepalsam. Ja see oligi siis hommikune minu rutiin, need olid hommikutooted, mis mul kaasas olid. Selline väga konkreetne, targeteeritud süsteem hommikuks, antioksüdandid, niisutus, SPF kaitse ja tegelikult hommikul me ei vajagi rohkem midagi muud. Põhilised sellised nahahoolduse ja kaitse tegelased on hommikuks sellega kaetud, aga lähme siis õhtu juurde. Ma korra tõstan asjad siit kotist välja. Aga mis mul siis olid kaasa võetud õhtuseks nahahoolduseks? Alustuseks õhtul kõige olulisem, esimene etapp on nahk siis puhtaks saada. Nahapuhastus, jällegi saada nahalt kätte kogu hommikune SPF, päeva jooksul nahale kogunenud mustus, higi, rasu, võib-olla ka mingisugused heitgaasid, saasteained ja nii edasi. Ja selleks oli mul kaasas järjekordne Geek & Gorgeous'i toode, ja see on Geek & Gorgeous'i veebaasil puhastaja Jelly Joker.
jällegi viimasel ajal mu lemmik nahapuhastuse toode. Tegemist on tekstuurilt väga sellise kuningannaliku keel ja puhastajaga isegi, sest et see keel on tõesti selline, nagu ta nimetus ütleb, jelly, ehk siis selline tugevalt rammus ja selline, mitte kallerdis, see on nii vale sõna, aga nagu tarretislik, selline tõesti selline väga, väga mõnusalt rammus keel, võiks selle kohta öelda küll eesti keeles. Ja väga hea pehme puhastaja, ei riku tugevalt pH-taset, ei tõmba liigselt nii-öelda naha häid kaitsekilpe siis nahalt eemale, on tõesti nahale väga pehme, nahka toetav nahapuhastaja. Eemaldab suurepäraselt nahalt ka kõik mustuse, SPF-i ja ka tegelikult sellise kergema meigi. Täiesti saab sellega hakkama ja sellepärast ma ta endaga kaasa ka haarasin. Et on selline tugev tööhobune, saamaks lahti pehmelt, kuid tõhusalt kogu päevasest mustusest. Jällegi, kes tahab selle puhastuse kohta natukene rohkem teada, siis minge uurige mu Geek & Gorgeous'i videot. Mõnus, lõhnaainete vaba, kerge, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. Mõnus. Väga pehmeks jätab ka naha. Minna. Ja teise tootena siis õhtul niisutav toonik, täpselt nagu ma hommikul kasutan, nii kasutan seda toodet ka õhtuti, et anda siis nahale sellist sügavat niisutust. Ja pärast niisutavat toonikut on õhtuseks number 1 kõige olulisemaks tooteks retinoliseerum. Minu jaoks õhtuses nahahoolduses kõige olulisem etapp on siis kas naha koorimine või A-vitamiini ehk siis retinoliseerumi kasutamine. Ja minu hetkel totaalne lemmik, mida ma küll kõigile soovitan, on The Ordinary Gran Active Retinoid 2% emulsioon. Tegemist on väga-väga sellise niisutava kreemia piimja, lausa piimja tõesti, seerumiga, retinoliseerumiga. Retinol suurepärane toimaine kõigile, kes on vähemalt 25 aastat vana ning kes soovivad oma nahka siis tugevdada, nahka särastada, et nahk oleks nooruslik, nahal ei oleks niivõrd tugevat tekstuuri näiteks. Retinol tegeleb ka selliste peenete kortsukeste eemaldamisega, aidata siis nahal endal toota rohkem juurde elastiini ja kollageeni, mis on siis see naha mõnus vetruvus, mis ajaga kahjuks, mida targemaks me saame, kahjuks jah, nahas nende tootmine siis natukene kogu aeg väheneb. Retinoli kasutades seda tootmist annab natukene üles töötada ning nahas seda rohkem stimuleerida, et nahk oleks endiselt selline rõõsa, nooruslik ja särav. Ja tõesti, see seerum on minu jaoks suur lemmik. Õhtust nahahooldust ilma selleta ma hetkel ette ei kujutaks. Kui sa soovid veel retinoli kohta lähemalt teada saada, siis mul on retinolide kohta jällegi pühendatud terve video. Kui sa ei ole kunagi varem retinoli kasutanud, siis kindlasti vaata seda videot enne siis retinoli kasutama hakkamist. Sest jah, retinolid vajavad natukene selliseid eelteadmisi. Ja õhtuse nahahoolduse viimane etapp on näokreem. Ja millise kreemi ma endaga siis kaasa haarasin? Ma haarasin kaasa Babé Stop AKN näokeelkreemi, mis on mõeldud just aknele kalduvale nahale ja rasusele nahale. Mul ei ole tegelikult rasune nahk, aga kaldun hormonaalsetele vistrikutele ja kuna mul oli sellel nädalal, kui ma nüüd reisil nii-öelda käisin, nahal vistrikke, siis haarasin endaga kaasa just selle vistrikutele mõeldud näokreemi. Sellesse on siis lisatud nii niatsiinamiidi kui salitsüülhapet, mis mõlemad aitavad siis vistrikutega paremini nii-öelda hakkama saada ning neid kiiremini nahas siis leevendada, parandada, tervendada. Ja tegemist on väga mõnusa sellise kergema keelkreemiga, väga mõnusalt niisutav, selline suviseks hoolduseks just minu jaoks väga sobiv. Eriti kui sul on tegemist just rasuse, seganahaga või neile, kes siis aeg-ajalt ikkagi tegelevad selliste põletikuliste vistrikutega. Just kasutada siis, kui on vistrikud nahale tekkinud. Ja õhtul alati enne magama minekut ma hoian oma öökapil ka sellise ilma SPF-ita huulepalsami. Ja seekord oli mul kaasas siis Bioderma Atoderm huulepalsam, mida siis kandsin alati õhtul enne uinumist oma huultele, et huuled hoida jällegi sellised niisutatud ja pehmed. Et see oli mul ka kaasas.
Ja üks selline pealtnäha justkui nahahoolduse toode, mis mul kaasas oli, mida ma ei kasutanud üldse oma näonahal. Oli siis mul kaasas The Ordinary piimhappe seerum 10% pluss hüaloroonhappe. See on just mõeldudki naha koorimiseks, tegemist on siis happekoorijaga, aga kes on vaadanud minu loodusliku deodorandi videot, siis teab sealt juba, et ma kasutan deodorandina just happekoorijaid ja ma haarasin selle piimhappe happekoorija seerumi kaasa just sellepärast, et ma kasutasin seda igapäevaselt oma kaenlaalustes siis deodorandina. Ja kuna ta on lihtsalt niivõrd palju väiksem pakend kui The Ordinary glükoolhappe, mida ma tavaliselt kodustes tingimustes iga päev kasutan, siis haarasin just selle reisile kaasa, sest et ta on niivõrd palju väiksem. Ja samas teeb oma töö täpselt samamoodi ära, süsteem täpselt sama, toimib suurepäraselt. Ning kes praegu üldse aru ei saanud, mida ma täpselt selle happekoorijate ja deodorandinduse asjadega mõtlesin, mul on ka selle kohta oma video, mine uuri järgi ja võib-olla leiad endale ideaalse uue deodorandi, mis töötab 100%. Ja sellepärast oligi mul see happekoorija kaasas, ma kasutasin seda lihtsalt deodorandina. Ja 2 viimast toodet, mis mul olid veel kaasas, olid 2 SPF-i. Esimene nendest siis Garnier Ambre Solaire SPF 50, see on siis SPF kreem just kehale. Väga hea SPF kehale, sest et ta ei jäta nahka nakkuvaks, õliseks. SPF mõnusasti imendub nahka, annab jällegi väga hea kaitse. Siin on SPF 50. Mul hakkab see vaikselt juba otsa saama. Soovitan soojalt seda. Ja teine SPF, mis mul oli kaasas, on siis näosprei Bionikelt. Bionike näosprei siis SPF 25. See SPF on nii mõnusa sellisel, nii õrna udu ja spreiga. Annab siis lisaks UV-kiirte kaitsele ka kaitse siis vabade radikaalide eest, saaste eest ja sinise valguse eest. Seega tõesti ta on selline väga mitmetahuline, suurepärane toode. Kannan seda tavaliselt nii näole, kaelale, kõrvadele kui ka siia ülesse kaelale ja kui mul on ka lahtisem dekoltee, siis ka kindlasti sinna. Ja ta on suurepärane just SPF-i pealekandmiseks, uuendamiseks päeva jooksul. 100% soovitan Bionike SPF spreid. Ja kas see ongi kõik või? Vist on kõik. Ja need olidki need tooted, mille ma siis endaga selle meigikotiga reisile kaasa haarasin. Need on nüüd küll täpselt need tooted, milleta ma reisil olles olla ei sooviks. Et hoida ikkagi nahk kaitstud, niisutatud, poputatud. Panen sulle jällegi kõiki toodete lingid video alla. Loodan, et tänane video andis sulle võib-olla aimu, mis on need põhitooted minu jaoks, mis nahahoolduses tõesti igapäevaselt kasutada. Kuigi jah, ma võin öelda, et kõik need tooted, mida ma täna jagasin, on hetkel küll minu suured lemmikud ja olen neid kasutanud juba viimase kuu-pooleteise jooksul. Järgepidi peaaegu siis igapäevaselt. Mõnda isegi tõesti iga päev. Millised on sinu igapäevased kõige tähtsamad nahahooldustooted, millest sa kindlasti loobuda ei taha? Anna märku all kommentaarides. Mul tuli ikkagi päris suur hulk neid tooteid. Jah, nii et mina väga vähesega isegi hakkama ei taha saada. Ja õnneks mul ei olnud ka seda otseselt vaja. Suur tänu sulle täna vaatamast ning suur aitäh veel kord kõigile teile, kes te olete mu kanalit jälgima hakanud. Tere tulemast perre! Hetkel veel jätkan enda poolt siis sellises natukene vabamas graafikus videote jagamisega. Mainisin paar videot tagasi, et võtan veidikene suvel rahulikumalt ning jagan teiega umbes 1 videot nädalas. Kõige kindlam on kindlasti tulla minu kanali jälgijaks, sest et siis sa ei jää ühestki uuest videost ilma, kui ma siis neid postitama asun. Aitäh sulle täna, olge tublid, kaitske oma nahka, poputage ennast, jooge vett ning me näeme järgmises videos. Tšauka!